Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6:01 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teise osa teematõuge on erakordselt värske. Vähem kui 5 tundi tagasi kõlas Harju maakohtus otsus, millega mõisteti altkäemaksu võtmises süüdi tuntud ja tunnustatud ortopeed 74-aastane Ants Kass. Milline meelehea ikkagi on arstile lubatud ja kust kohast algab korruptsioon? Kas need juhtumised sünnivad teadmatusest või on need ikkagi algusest peale pahatahtlikud? Seda kõike aitab meile täna selgitada riigiprokurör Caroli Tiirik. Kui täna on naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, sestap räägime Krimiraadio esimeses osas lähisuhte vägivallast, kus üldjuhul on kannatajaks just nimelt naised. Oleme sellest kuriteoliigist, üldjuhul suletud uste taga toimuvast vastikust kuriteoliigist korduvalt rääkinud, kuid kunagi ei ole liiga palju, sest kui lugeda ainiti näiteks viimaseid politseiteateid, saab kohe selgeks, et korrakaitsetele tuleb jätkuvalt väga ja väga palju lahendada just nimelt koduse vägivallaga seotud juhtumeid. Niisiis, meil on külas politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa, kellega naistevastaste vägivalla teemad ka lahkame. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tervist ja aitäh kutsumast. Kristel-Liis Kaunismaa, tänavu suvel ütles üks teie kolleeg, et kuigi statistiliselt võib näha lähisuhtevägivalla langustrendi ja see võib tunduda positiivne, siis ei tähenda see, et lähisuhtevägivalla probleem oleks kuidagi vähenemas või kadumas. Mida see tähendab? 41% naistest ütleb, et nad on elu jooksul lähisuhtevägivalda kogenud. Kui politsei läheb mõnda lähisuhtevägivalla juhtumit lahendama, siis me hästi sageli näeme seda, või kogeme seal sündmusel seda ja rääkides kannatanutega, et see, et nad meid täna välja kutsusid, võib küll olla esimene kord, aga lähisuhtevägivald seal peres on kestnud juba väga pikka aega. Sellise indikatsiooni saame me sageli laste käest, et ei ole varem võib-olla mitmeid aastaid olnud lähisuhtevägivalda, kui ühel hetkel meid kutsutakse. Ja miks me ka täna, võib-olla on see tunnetus, natuke tõepoolest statistika näitab, et lähisuhtevägivalla juhtumid vähenevad, me arvame, et siin on mõnes mõttes ka selline teadlikkuse küsimus, et inimesed võib-olla pöörduvad juba otse kohe abi saama, et siin näiteks juba sellist viharavi abi psühholoogide poole, et nad on jätnud selle politseile pöördumise teekonna vahele, aga seda on väike osa, aga jah, et sellised on need meie tunnetused. Võib siin nende numbrite vähenemise taga näha ka seda, et jätkuvalt justkui ei julgeta teatada ja helistada politseile või jätkuvalt ei peeta need esimesi vägivalla juhtumeid kodus piisavalt oluliseks, et sellest teatada? Eks selle mitte teatamise taga on kindlasti päris palju lugusid. See julgemine on üks väga oluline märksõna, mis te välja tõite. Ja selle taga on omakorda see, et vägivallaga kaasas käib ähvardus, ma ei tea, ilma jääda lastest, ilma jääda oma kodust või et see eskaleerub ja need tagajärjed on veelgi hullemad, mis hetkel inimeste hirm sageli ka selle ees, et mida teised arvavad või kuhu ma siis üldse lähen või mida ma tegema hakkan, et kindlasti see on väga tugev komponent, miks jäetakse teatamata. Aga loomulikult, et kuivõrd lähisuhtevägivallas käib ka selline hästi tugev manipulatsioon, siis väga sageli usuvadki kannatanud, et äkki homme ongi parem, et äkki see ei kordugi, äkki tõepoolest, et see kord oli nii ja ta ju lubas, et rohkem sellised asja enam ei juhtu, et see tugev manipulatsioon paneb ka inimesed sellisesse olukorda, et nad mõtlevadki, et äkki homme ongi parem. Aga kuulete te ka seda, et ei peeta nii oluliseks, et see pole veel midagi, et see on niisugune väike löök, väike tutakas, et vast ei ole mõtet politseid tülitada. Kas sellised versioonid on teile ka tuttavad? Need versioonid on tuttavad siis vägivallatseja poolelt. Üldiselt ju vägivallatseja ikkagi ütleb, et see oli väike tõuge või väike lükke või tema ütles ka või tema tegi ju ka. Et
aga jah, kindlasti ka kannatanud ise pisendavad ja see ongi osa sellest hirmust, kõigest sellest üks suur komponent, et nad tõepoolest ütlevad, et jah, et mis seal ikka, et natukene siit-sealt sain haiget. Politseile on aasta esimese 10 kuuga laekunud 7680 teadet lähisuhte vägivallast ja neist 2340 puhul saame me rääkida kuriteost. Millal on teade lihtsalt teade vägivallast ja millal me siis räägime kuriteost? Ja see on selline menetluslik küsimus. Kuritegu on juba siis, kui inimene on saanud haiget, kui on füüsiline vägivald olnud, ja teadete osas me räägime siis sellisest pigem niisugusest nagu sõnalisest konfliktist võib seal olla siis seal peres, eks ju, ja keeruline on meie jaoks ka menetluslikult kindlasti see, kui toimub selline alandamine või alandamine ei ole võib-olla õige sõna, aga tõesti niisugune sõnadega haiget tegemine, et see läheb siis ka sinna teadete hulka ja see on ka muidugi väga keeruline ka meie jaoks lahendada. Ma loen ette mõned möödunud nädala täiesti suvalise argipäeva politseiteated. 30-aastane mees lõi Kohtla-Järvel elukaaslast korduvalt näkku. Politseinikud pidasid mehe kinni. Pärnus ründas 36-aastane mees oma elukaaslast. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. 30-aastane mees oli oma elukaaslase suhtes vägivaldne. Mees peeti kinni. Kirjeldage palun protsessi, mida iga sellise teate peale nüüd politseis tehakse. Mis protsess seal käivitub? Et kui politsei saab väljakutse, siis me läheme sündmuskohale ja tegeleme siis selle olukorra selgeks tegemisega, kindlaks tegemisega, mis seal toimunud on, võib-olla on vaja arstiabi, inimestega suheldakse, kindlasti me hindame ära ka selle, et milline võib olla see edasise eskalatsiooni olukord, et kas me saame siin selle sündmuse maha rahustada ja kas need inimesed saavad kas ühele pinnale näiteks jääda või on meil vaja ka eraldada, näiteks viibimiskeeldu kohaldada selle teo toimepanijale, võib-olla on inimene nii joobes ja agressiivne, eks ole, see teo toimepanija, et juba sealt peab edasi otsustama hakkama. Meie kindlasti hästi oluline moment, mida me seal sündmuskohal ka hindame, on see, kas peres on lapsed, kas kodus on lapsed ja on ka siis olukordi, kus on vaja ka need lapsed sealt kodust võib-olla eraldada sellest sündmusest ja sealt edasi on siis toimuvad siis toimingud juba vastavalt, eks ole, sellele, mida seal siis sündmuskohal tehti, kuidas seda menetlust jätkatakse, aga täna on ka olukord selline, et me ikkagi teeme ka sinna peresse veel korduv kontakti kindlasti, olenemata ka sellest, et kas on siis kriminaalmenetlust alustatud või kuidas selle olukorraga edasi tegeletakse korduv kontakti, siis kindlustamaks seda, et kas on seal kõik korras, kas on võib-olla kannatanu osapool, kui me eks ole sekkume sellises hästi kõrge temperatuuriga olukorras, et siis võib-olla jääb ta midagi meile rääkimata või ei julge ta momendil rääkida, et me saame seda ka hiljem üle rääkida, me kindlasti pakume ka inimestele ohvriabiteenust ja seal samas kohe siis sellel sündmuskohal. Nii et neid toimetusi on seal päris palju, mida me siis ohvrikaitseks ja selle sündmuskoha tagamiseks teeme. Mul nendest Rauli loetud politseiteadetest jäi kõrvu, et vähemasti siin olid kõik need tegelased sellised 30-ndates. Kas lähisuhte vägivald küsib vanust? Ta küsib vanust, aga me saame täna öelda seda, et see vanus on selline vägivallatsejate vanus ja siis ka kannatanute vanus on selline 25–54, aga loomulikult ka veel vanemate inimeste vahel on lähisuhte vägivalla konflikte ja me näeme ka päris selliste noorukeste just võib-olla äsja oma sellist kooselu alustanud inimeste vahel lähisuhte vägivalla konflikte, et ma arvan, et see küsimus on nagu väga õigesti püstitatud, et ei, ta ei küsi tegelikult vanust. Selle esimese 10 kuu jooksul, mil on registreeritud need tuhanded ja tuhanded vägivallajuhtumid kodus, lähisuhte vägivallajuhtumid, seal hulgas on 1000 naist koguni tunnistanud, et on kogenud korduvat vägivalda. Ehk siis teistpidi vaadata jällegi 325 inimest, valdavalt mehed, on tunnistanud, et nad on korduvalt kasutanud vägivalda oma lähedaste kallal. See näitab seda, et ikkagi
paljud neist, kes siin vägivallatsevad, need ei paranda ennast, ei kahetse ega tee midagi selleks, et see kuritegu ei korduks, et see kipub ikkagi korduma ja korduma, isegi siis, kui võib-olla politsei ees seal midagi kahetsetakse, siis tegelikult vist nii ei ole. Eks ta on nii ja naa, kõikides ju kodudes nad ka ei kordu, et mõnes kohas me saame ju öelda seda, et inimesed tõepoolest nagu võtsid õppust ja inimesed on läinud ju ka, me tegelikult saame täna pakkuda ka sellist viharavi võimalust ja kuhu ka saab pöörduda, aga paraku jah, nagu ma ka alguses ütlesin, et kuivõrd see lähisuhte vägivalla sellisest ringist on väga raske välja tulla ja kogu see omavaheline suhtlemine seal peres on ilmselt juba niivõrd keeruline, et tõepoolest me näeme seda, et väga paljudel puhkudel ikkagi jäävad need konfliktid korduma ja muidugi ka nii-öelda järjest nagu keerulisemaks minema või järjest raskemaks minema, et kui me võib-olla esimesel korral puutume inimesega kokku, kui oli, ma ei tea, löömine, inimesel on silm sinine, siis järgmisel korral me leiame eest juba võib-olla verise naise, et tegelikult ka need nii-öelda sündmused eskaleeruvad või lähevad nagu järjest julmemaks selles vägivalla suhtes. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuna täna on naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, siis saate esimeses osas räägime lähisuhte vägivallast, sellest mädapaisest ja haigusest, millest meie ühiskond väga vaevaliselt paraneb. Teemat aitab lahata politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa. Kristel-Liis Kaunismaa, praegu vaidlevad 2 suurepärast ministrit selle üle, kas viia seadusesse sisse muudatus, mis lubab vägivallatseja viia perest eemale kuni 3 ööpäevaks. Kehtiv seadus lubab hoida vägivallatsejad perest eemal kuni 12 tundi. Politsei hinnangul sellest ei piisa. Selgitage, milles see moment on või milles küsimus? Ja. Miks ei piisa sellest 12 tunnist? Tõepoolest, politsei saab täna kohaldada viibimiskeeldu kuni 12 tundi. Ja meie hinnangul on see liiga lühikene aeg selleks, et mõlemad osapooled saaksid oma rahuaja, saaksid ka võib-olla sellises rahus nagu mõelda, ka mingisuguseid edasisi, ma ei tea, mõtteid planeerida, tegevusi, et see 12 tundi ei ole piisav aeg. Ja kui me täna ka teame seda, et tegelikult päris mitmes Euroopa riigis väga edukalt 7 ja veel rohkem päevi kohaldatakse siis viibimiskeeldu ja see toimib ja see töötab ka kannatanute ja nii-öelda kõigi vaates on ju, et siis me ei näe nagu põhjust, miks meie täna Eestis ei võiks liikuda sinnapoole, et me tõepoolest saaksime see 72 tundi 3 päeva. Ehk siis teisipidi öeldes teile on praktikas juba selge, et see 12 tundi sageli sellest ei piisa, et inimesed ei suuda selle ajaga maha rahuneda ja võib juhtuda väga vabalt, et seal see vägivald jätkub. Absoluutselt, see on ju piltlikult öeldes see, et meil, eks ole, õhtul on see sündmus, me viime selle vägivallatseja sealt kodust ära ja hommikul, kui päike tõuseb ja jõuab selle esimese kohvi võtta, siis on ta tegelikult juba kodus. Ja ilma ise võib-olla mingeid järeldusi tegemata, rahunemata, meil ei ole ka piisavalt aega sellele sama kannatanule, et sellest ka meie soov, et see aeg oleks pikem. Minu teada tegelikult selle viibimiskeeluga on veel üks probleem, sest üsna tihti reageerivad ka selliste lähisuhte vägivalla väljakutsetele näiteks 2 abipolitseinikku ja 2 abipolitseinikku tegelikult täna viibimiskeeldu üldse oma peaga siis seal olukorda vaadades tegelikult ju kohaldada ei tohigi. No me ikkagi üritame need olukorrad selliselt lahendada, et need inimesed, kes sündmuskohtadele reageerivad, saaksid võtta seal kasutusele kõik meetmed, mida tänaseks selleks nagu vaja teha on. Et see kindlasti meie vaates selline probleem ei saa olla. No, jääb silma, et tänavu on varasemast rohkem registreeritud näiteks ahistava jälitamise kuritegusid. Öelge, millest me siin täpsemalt räägime, kas võib-olla oleks tuua mõni eluline näide, et mismoodi see jälitamine tavaliselt käib?
Noh, minul on üks selline näide tuua, kus üks naisterahvas rääkis, kuidas mees, kellega ta siis enam koos ei elanud juba tükk aega, ilmus lihtsalt kogu aeg kohtadesse ja paikadesse, kus see naine oli. Täiesti juhuslikult, et mõnikord me ju elus ikka sattume kokku inimestega, eks ole, aga selle skeemis oli küll hästi täiesti äratuntavalt, et kõik need spordisaalid, kauplused, ilukeskused, kuhu sellel mehel ilmselgelt üleüldse mitte mingit nagu asja poleks olla, et see on kindlasti täna üks näide, eks ju. Aga siin saab ka tuua ju näiteid selliste isiklikude, ma ei tea, meilide jälgimistega ja kõikide selliste asjadega, ukse taga käimisega, kui on ka tehtud ju, eks ole, selgeks, et ma ei soovi suga kohtuda, siis telefonikõnedega, sõnumitega, et neid tööriistu meil siin igal ühel laua peal ja taskus on olemas. Sellist kuritahtlikku jälitamist võib ju ka nimetada või saabki nimetada lähisuhte vägivalla üheks osaks, vähemasti vaimse vägivalla üheks osaks. Ja ma olen aru saanud, et taoline kuritegelik jälitamine on kasvavas trendis. Miks huvitav? Milles asi on? Vaat ma nüüd ei teagi, kas ma oskan teile sellise hea vastuse siit kohe anda, et võib-olla on see üldse nagu, eks mõte ka sellest, et meil tõepoolest neid vahendid on väga lihtsasti, eks ole, kättesaadavad, kõik need telefonid, kogu see maailm. Võib-olla on ta ka siis kuidagi selles mõttes, et kui need suhted on seal nii halvaks läinud ja see suur soov teisele inimesele haiget teha on väga tugev, aga on mingisugune alaloiu instinkt, mis ütleb, et sa võib-olla nagu füüsiliseks ei lähe, et võib-olla selle tõttu, seda on nagu keeruline tegelikult niiviisi siin hinnata, et miks just see on täna kasvutrendis. Ligemale 1/3 kuritegeliku jälitamise juhtumitest on toimunud ikkagi veebikeskkonnas. Me elame, nagu me teame, ajastul, kus inimesed suhtlevad veebis, tegutsevad veebis, näitavad ennast igal kujul veebis ja sageli võib-olla sobivad, et nende tegevus oleks kõigile jälgitav ja ka nähtav. Milline tegevus liigitub juba selliseks kuritegelikuks jälitamiseks seal veebikeskkonnas? Inimese kontodele sisse häkkimine, ka inimese siis selliste võib-olla isiklike, ma ei tea, fotode, kirjavahetuste jälgimine, kuidagi sisse häkkimine, ka inimese nime alt, ma ei tea, erinevatesse keskkondadesse piltide ja kirjade saatmine. Mõni aeg tagasi jõudis laiem avalikkuse ette ühe raadiokanali juhi tegevus, kes tõenäoliselt ei suutnud leppida asjaoluga, et tema senine kaasa hakkas elama koos vanasõbraga ja kukkuski oma vanasõpra isiklikes kirjades ja avalikes sotsiaalmeediagruppides ähvardama, mõnitama, solvama. Ma saan aru, et see on ka üks viis nüüd sellest lähisuhte vägivallast või lähisuhte vägivallast vast. Kui ta nüüd, seal on siin peab natukene ilmselt asju nagu korrigeerima, et see lähisuhte vägivald on, me nimetame lähisuhte vägivalda ikkagi nende inimeste vahel, kes on olnud omavahelises suhtes. Et selles teie kaasuses oli, nagu ma aru sain, siis suheldi selle inimesega, kes on senise naise uus mees. Uue, eks ole, elukaaslasega on ju. Aga loomulikult tegu ise on taunitav ja sellise asjaga on väga mõistlik ja oluline ka tegutseda, sest ka sellised tegevused, mitte ma ei räägi nüüd konkreetsest tegevusest, aga ka sellised laadsed juhtumid võivad ka üle kanduda siis oma endisele elukaaslasele. Miks ma selle näite tõin, on see, et taolisi on mitmeid ja mitmeid, neid võibki jääda üles lugema ja üks rõvedam kui teine ja seal millegi pärast on väga palju selle sorti mehi, kes peavad vajalikuks mingisugust sellist kirjavahetust pidada. Probleem on selles, et politseil ei ole seal suurt midagi peale hakata sageli, et väga palju on kurdetud, et on küll tehtud politseile teade, aga midagi ei ole teha. Nagu ei saa, võid ju sõnaliselt korrale kutsuda, võid inimesega rääkida, aga sageli sellest ei piisa. Kõik jätkub, kõik see vaimne vägivald võib kesta seal aastaid. Tunnete te sama, et teil ei ole nagu piisavalt
jah, tööriistu. Et tõepoolest see, mis te välja tõite, see tööriist meil siiski olemas on, et inimestega rääkida, nende teo toimepanijatega. Ma julgen ka seda öelda, et see ka ikkagi toimib aeg-ajalt, et need inimesed võtavad meie nõu ja juttu kuulda ja lõpetavad selle tegevuse. Ja pigem on need erandid, kellest ma räägin. Jah, aga me saame sinna ka siis tõepoolest juurde anda soovitusi ka abi saamiseks, sest paratamatult abi nad vajavad ja mõistame seda lahkumineku valu ja inimesega võib-olla oskamatust sellega toime tulla, et see kõik on mõistetav, aga tegevus, mida nad teevad, ei ole siinkohal enam nagu mõistetav ega asjalik ja me saame oma siis kõnedega nendele inimestele loomulikult ka abi pakkuda. Aga jah, mingil määral jäävad meie käed lühikeseks ja kindlasti kannatanud tunnetavad seda kõige nagu valusamini. No te olete ikkagi andnud läbi erinevate juhtumite mõista, et selline ennetamine ja toetamine vajab jätkuvalt sellist süsteemset tähelepanu ja piisavaid ressursse. Millised on piisavad ressursid siis, millega võib-olla saaks ära lahendada selle olukorra, kust on kõige enam puudu seda ressurssi? Ma ei tea, kas ma oskan teile öelda numbrit, et nii palju inimesi juurde on vaja, sest tegelikult alati ei ole ju küsimus selles, et meil on vaja teatud hulka inimesi juurde. Meil on võib-olla tervikuna vaja mõista riigis selle vägivallaliigi sellist olemust. Meil on perearstid, kes saavad tegelikult tegelevad inimestega, kes näevad abivajajaid, kes näevad sõltlasi ja saaksid juhendada neid pöörduma. Meil on täna probleem, et politseipatrull sõidab ringi vaimselt väga ebastabiilse inimesega, aga meil ei ole haiglasse kohta, kuhu teda paigutada. Sõidame ringi, viime ta, ma ei tea, kuhu siis kainestusmajja, kus ta siis hommikul välja saab, et ei ole tegelikult mitte mingit abi saanud, et see on võib-olla see koht, kus me saame rääkida, et tervikuna riigis on võib-olla seda mõttemustrit vaja nagu muuta. Märkamise osas kindlasti, et me ju täna räägime ka seda, et ikkagi suurem osa abivajaduse teateid teevad kannatanud ise, mis ju ka ei ole siinkohal päris okei, et see tähendab seda, et kannatanu, kellel ei ole võib-olla olnudki võimalik tükk aega endale abi kutsuda, võib-olla on tal vahendid ära võetud, tal ei ole telefoni, eks ju, aga tema on siis ise nagu selle eest vastutav, et ta endale ühel hetkel siis abi saab kutsuda. Et kogu see märkamise lugu, et selles on täna see küsimus, et kuidas me saaksime paremini neid inimesi aidata. Et eestlane kipub ikkagi silma kinni pigistama, mis siis, et juba mitmendat tundi kõrvalkorterist räige karjumine ja peksmine kostub, jah? Meile ka helistatakse ja kutsutakse abi kõrvalkorterist, aga jah, on ka nii juhtunud, et helistatakse ja alustatakse kõnega, et kell on nüüd küll 11 juba, et hakkab öörahu, et nüüd te võiksite tulla, et see natuke viitab, eks ole, sellele, et probleemi ei osata nagu teadvustada, eks? Jah. Politseikapten Kristel-Liis Kaunismaa, täname, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi. Pärast seda oleme eetris uue külalise ja uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, saadet veavad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu enne pausi lubatud sai, siis nüüd vahetame teemat. Ja saate teise osa teematõuge on, nagu öeldud, erakordselt värske, sellepärast et vähem kui 5 tundi tagasi kõlas Harju maakohtus otsus, millega mõisteti siis altkäemaksu võtmises süüdi tuntud ja tunnustatud ortopeed 74-aastane Ants Kass. No milline meelehea siis ikkagi arstile lubatud on, kust kohast see korruptsioon algab ja kas need juhtumised sünnivad siis ikkagi teadmatusest või need ikkagi algusest peale on pahatahtlikud. Seda kõike aitab meile täna selgitada riigiprokurör Käroli Tiirik. Tere tulemast Krimiraadiosse, Käroli! Tere ja aitäh kutsumast! No, alustame selle tänase värske kohtuotsusega. No, prokuratuur võib selle kohtuotsusega tõenäoliselt rahul olla. Teie töö on selles mõttes tehtud. Seda küll ja kindlasti mitte ainult prokuratuuri töö, vaid ka kogu meeskonna töö, nii keskkriminaal politsei uurijate tasandil ka.
sellest kohtu otsusest veel rääkides, mis täna Harju maakohtus ette loeti, siis seal on veel üks huvitav nüanss, nimelt 3 tunnistajat, juhul kui see kohtu otsus lõpuks jõustub, siis 3 tunnistaja osas saadetakse Põhja ringkonna prokuratuuri siis kuriteoteade ja väidetavalt on nad andnud valeütlusi, nagu üllatav selline kohtukäik oli? Me ilmselt ei ootanud seda, aga see on paragrahv, mida saab rakendada olukorras, kui isikud on vande all andnud valeütlusi. Et täpsemalt ilmselt oskab seda Harju maakohus kommenteerida. Aga alustame algusest. Millal ja mis põhjustel see uurimine üldse alguse sai? Tegi keegi kuriteoteate või jõuti kahtlaste asjaoludeni muid teidpidi? Kuriteoteade keegi ei teinud, et see alguse sai ühes riigihangete uurimisega. Jah, ja sealt riigihangete uurimise juurest hakkasid silma paistma mõned kahtlased sahkerdused, kahtlased tegevused, millele oli vaja ikkagi täpsemalt pilk peale visata ning lõpuks jõuti välja süüdistuseni. Kui see lühidalt kokku võtta, siis milles see süüdistus siis Ants Kassi puhul, tuntud ortopeedia puhul täpselt seisnes? Selle süüdistuse selles mõttes võib jagada võib-olla 2 ossa, et esimene puudutab seda, et Ants Kass kui ametiisik, et kokkuvõtlikult leidis prokuratuur, et kui Ants Kass tegeleb ravitööga, kus ta pakub siis kindlustatud isikule tervishoiuteenuseid, mille eest maksab riik, siis selliselt toimides on tal võimalik tekitada tänase nimega Tervisekassale siis varalisi kohustusi. Ja altkäemaksu võtmise etteheide siis puudutab sisuliselt seda, et nende tervishoiuteenuste eest, mida siis Ants Kass teatud kindlustatud isikutele osutas, võttis ta siis oma arstikabinetis vastu nii sularaha kui ka siis muud vara. Aga millist kasu sellest altkäemaksust said siis patsiendid? No, mille pärast nad üldse siis olid nõus maksma, kuni võib küsida? Patsiendid eelkõige said seeläbi selle tervishoiuteenuse riiklikus ravikindlustussüsteemis, samuti said mõned patsiendid siis ka soodusravimi retsepti ja teisest küljest ilmnes ka siis kohtus uuritust tõendites see, et nende eelis oli ka siis ravijärjekorras justkui varem ravile pääsemine, et arvestades eriti seda, et riigi ravikindlustuse süsteemi üks suurimaid puuduseid või probleemkohti on väga pikad ravijärjekorrad, et siis nendel õnnestus saada siuke paari päeva jooksul. Selle momendi juurde tuleme hiljem tagasi, aga ma küsiksin, et kas meele heaks oli üksnes raha või olid seal veel mingisugused asjad või vahendid? Et osad patsiendid viisidki siis otse sularaha, aga üks episood puudutas siis ka juhtumit, kus patsient andis siis arstile üle ka 2 Makita akut. Kulub ka seegi ära, eks ole. No tegelikult, kui see nali siin välja jätta, siis kui kerge või raske oli see tõendite kogumine. Ma pean silmas seda, et korruptsioonil on ju juba oma olemusse sisse kirjutatud selline varjatus ja konspiratsioon, et üldse seda mingilgi moel kohtus tõendada, nagu me teame seekord siis edukalt. Et see tõsi, et korruptsiooni süüteod üldjuhul on peitkuriteod. Korruptsiooni puhul, kui me räägime näiteks siis altkäemaksu võtmisest, et siis tegelikult tunnistus selle sündmuse kohta saavadki anda ennekõike altkäemaksu andja ja altkäemaksu võtja. Et Eesti riigis teadlikult või teadupärast siis kehtib süütuse presumptsioon ja riiklik süüdistaja peab siis olema valmis seda süüdistust tõendama ka ilma süüdistatava abita. Ehk siis näiteks juhtumil, kus altkäemaksu andja ja võtja ei anna siis selgitusi olukorra kohta, tuleb see panna siis muu mosaiigi pealt kokku ja tihti nendel juhtudel just avastamise juures on probleem ka see, et ei ole kedagi, kes sellest teavitaks, et kui see kokkulepe on 2 isiku vahel, kellest mõlemad võivad olla kahtlustatavad ja nemad ise sellest ei räägi, siis on neid üsna keeruline avastada. Nüüd antud juhul, ma saan aru, oli üsna oluliseks tõendiks Ants Kassi märkmik, et tal oli teatud arvepidamine kirja pandud.
ma ise ei leia, et see nüüd kuidagi kroontõend oli, aga ta kindlasti sidus selle asja mõneti kokku, et jah, et Ants Kassil oli märkmik, seal oli ka 2 korda kokku valditud üks A4 leht ja see leiti ka läbiotsimisel tema kodust. Sealt oli küll märkmikust ennekõike siis tehtud väljatõmbaid paberilehtede. Aga mis seal märkmikus huvi teile pakkus, mis seal oli ikkagi? Märkmik pakkus ennekõike selles kontekstis huvi, et jälitustoimingu protokollidel selgus see, et kui Ants Kass kas toimetas ise või toimetasid talle patsiendid kabinetti siis sularaha, siis pea igakordselt tegi ta siis kande kas märkmikusse ja või märkmikusse sellele paberilehele. Et kui seda paberilehte ka kohtus uurisime, siis oli ta mõneti küll konspiratiivne, aga sealt ilmusid sellised märksõnad nagu kott ja pank, mõnede pankade nimed, sellises suuruses numbrid või arvud, mis väljendusid ka teatud ajal Ants Kassi pangakontodel. Samuti oli siis seal justkui tabelina kujutatud siis erinevad arvutuskäigud, milles siis ühes tulbas olid justkui kupüüride väärtused nagu 10, 20, 50, 100, 200 ja 500. Sellele järgnes siis korrutusmärk ja siis omakorda järgnesid sellele siis arvud, mis olid korduvalt ülesoditud ja nendest oli siis kokku kalkuleeritud summad. Nagu sageli juhtub, süsteemsetele inimestele saab saatuslikuks just see, et nad on süsteemsed ja panevad kõik asjad korralikult kirja. Nii ka seekord. Jah, tuleb võib-olla teine kord vältida, aga las ta olla. Teil õnnestus tegelikult leida ka videosalvestised, kus ma saan aru, oli ka teatud selline tegevus, võib-olla võib ka öelda kahtlane tegevus tuvastatav. Mis nende videode peal täpselt teil oli siis? Videosalvestisi kajastasid 2 jälitustoimingu protokolli. Üks neist siis puudutas neid episoode, kui patsiendid kabinetis andsid sularaha üle. Teine jälitustoimingu protokoll keskendus sellele, et uurimise käigus tuvastati, et kuskil 15 korral sisenes Ants Kass siis oma töökabinetti ja võttis siis kas arstikitlist välja ümbrikuid või siis otse sularahakupüüre. Ja kui need olid ümbrikud, siis need taga avas ja seal olid ka samuti sularahakupüürid. Ehk et seal paistis välja ikka selge muster, selge tegevusmuster. Jah, selle teise protokolli juures lihtsalt ei olnud seostatav, et kust see raha tekkis, et seal ei olnud kajastatud või näha see, et kas see tuli patsientidelt või kus see tekkis. Selle video pealt on näha, ma tean, veel üks kummaline nüanss, nimelt see, mida ta nende ümbrikega edasi tegi. Jah, et enamus ümbriket puhul oli Ants Kassil kombeks need rebida väga väikesteks tükkideks ja seejärel siis toimetada kabinetist välja ilmselt siis kuskile mujale prügikasti. Olete te tema käest saanud ka tema versiooni, et mis raha see on ja miks tal seda vaja oli, kuhu ta selle tassis siis? Jah, kohtus need küsimused talle esitati, ta otsustas ristküsitlusel ka anda ütlusi ja nii tema kui ka tunnistaja versioon oli siis see, et pea aasta aega enne, kui need ümbrikud hakkasid sinna Ants Kassi kabinetti sattuma, oli ta siis müünud auto tunnistajale ja umbes aasta aega hiljem siis hakati osamaksetena seda auto müügihinda siis tagasi maksma ja väidetavalt tehti seda siis PERH-is. Nende ümbrikega, kas nende ümbrike puruks rebimise kohta oli ka mingisugune põhjendus, et miks mitte visata need ümbrikud sinna, ma ei tea, enda laua alla prügikasti või? Jah, selle kohta esitas ka prokuratuur küsimuse ja see vastus Ants Kassi sõnade järgi oli see, et tal oli lihtsalt selline kiiks. Doktor Kassi kodust leiti 70 000 eurot sularaha. Meediast on läbi käinud ka, et ühel hetkel oli arsti pangakontol 500 000 eurot. Kas teil õnnestus tõendada, et see raha kõik oligi altkäemaks? Seda sularaha, mis leiti, arestiti ja tänaseks siis Harju maakohtu otsusega ka konfiskeeriti, et seda ei seostanud prokuratuur altkäemaksu võtmise episoodidega. Et kriminaalmenetluses on võimalik
kohaldada ka laiendatud konfiskeerimist. See tähendab seda, et seadusandja siis loetleb teatud kuritegude kataloogi, milliste kuritegude puhul on võimalik seda kohaldada, altkäemaksu võtmine on üks nendest. Ja sellisel juhul peab prokuratuur ära näitama, et isiku legaalne sissetulek ja tema elatustase erinevad. Ja kui tavapäraselt peab prokuratuur tõendama selle põhisüüdistuse ise ära, siis laiendatud konfiskeerimise korral on selline erinevus, et tõendamiskoormis pöördub. Ja sellisel juhul tekib siis süüdistataval ja kaitsjal võimalus siis esitada omapoolseid tõendeid selleks, et ikkagi tõendada, et kus see raha pärineb ja et see päritolu on legaalne. Kui suur see lõplik kuritegelik raha oli, mida siis õnnestus tõendada, mis Ants Kassi taskusse liikus, et nagu me näeme siin tegelikult taustal neid, ma eeldan, et siis neid nimetatakse kaudseteks tõenditeks, et seda mustrit ja neid rahaliikumisi on palju, aga päriselt, mis siis mustvalgel teil õnnestus tõestada, kui suur see raha on? Mis puudutab altkäemaksu võtmise episoodi, siis selle vara ehk siis sularaha ja nende akude koguväärtuseks on 585 eurot ja kuna siis Harju Maakohtu tänase otsuse järgi, mis ei ole jõustunud, kohaselt siis süüdistataval ja kaitsjal ei õnnestunud tõendada, et see kodust leitud 70 000 eurot oli legaalne, siis võib ka seal eeldada, et see on siis illegaalset päritolu. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka riigiprokurör Käroli Tiirik ja me räägime tõukuvalt hommikusest kohtuotsusest, milles mõisteti altkäemaksu võtmises süüdi tunnustatud ortopeed Ants Kass. Räägime korruptsioonist meditsiinisüsteemis. No Ants Kass ütles kohtus, et tema selline arstlik kreedo oli olnud selline, et kolleege, omakseid sõpru ja nende sõpru vaadatakse ikkagi esmajärjekorras. No mismoodi teile tundub see kreedo? Tundub see kuidagi õiglane? Prokuratuuri hinnangul ei ole see kreedo õiglane ega ka õiguspärane, et Eesti riiklik ravikindlustuse süsteem näeb ette, see on ka seaduse tasandil sõnaselgelt sätestatud, et kindlustatud isikutel peab olema siis võrdne õigus ja võimalus ravikindlustushüvitise saamiseks. Et võib-olla esmapilgul võib tunduda see üllas idee, aga tegelikkuses siis mõeldes, et Ants Kass ei tegelenud erasektoris, need tuttavad, kes tema tutvuste kaudu pääsesid kiiremini ravile, nad ei maksnud selle teenuse eest, et selle eest maksid maksumaksjad seda raha ja samal ajal ei peaks siis olema ebavõrdses olukorras kõik need ravikindlustatud isikud, kellel puuduvad siis tutvused selliste arstidega, kes peavad siis kannatlikult ootama väga pikas ravijärjekorras ja kellel ei ole siis võimalust niimoodi eelise kaudu kohe oma murele abi leida. Ma küsiks nii, olles just ise otsinud väga pikalt eriarsti juurde aega ja avastanud, et seda aega enne kevadet ei paistnud kusagil, et kas meie meditsiinisüsteemi paraku on sisse kirjutatud teatud korruptsioonioht, ehk et sa saad kiiremini löögile, kui maksad? Ma kindlasti ei ole tervisehoiu õigusalane ekspert, karistusõigus on niisugune huvitav aksessuurne valdkond, et iga kord pead sinna sisse lugema, aga tutvudes siis seda tervishoidu puudutava õigusliku regulatsiooniga, siis tegelikult ma ütleks, et seadusandja tasandil on see väga selgelt fikseeritud, väga karmid nõudmised on sellele ravi järjekorrale ja see on tihti sisse kirjutatud ka ravi rahastamise lepingutesse, mida Tervisekassa siis haiglatega sõlmib, et kui rikkuda neid nõudeid, siis see võib tingida selle ravi rahastamise teenuse lõppemise. Et võib-olla mõneti on küsimus järelevalves ja selles ressursis, mida Tervisekassal on võimalik siis teostada. No aga antud puhul me näeme, et see on üks aspekt, et inimesed otsisid nii-öelda lühemat teed raha abil siis. Ma arvan, et ka kõige ideaalsem tee võimaldab kuritarvitusi, et seda fakti nagu lõpuni välistada on ilmselt keeruline. Et ma ei ütleks seda, et see õiguslik olukord täna kuidagi seda soodustab, aga kindlasti on võimalik siis, et sellised olukorrad siiski tekivad.
Aga milles siis asi, kas võib-olla meie selline teadlikkus, et mida võib ja mida ei või, on võib-olla ikkagi inimestel väike? No selles mõttes, et kui on altkäemaksu võtja, nagu praegusel juhul Ants Kass, siis seal juures on ju ka altkäemaksu võtjad, kes ma saan aru, et nende osas vist on ikkagi asi otstarbekuse mõttes lõpetatud, aga kes nemad on? Kas nemad on ka ju kurjategijad? Sa ilmselt mõtlesid altkäemaksu andjaid. Vabandust, andjaid, jah. Tõsi, karistusõiguslikult vastutavad ka altkäemaksu andjad ehk siis patsiendid ja sealjuures ka isegi altkäemaksu vahendajad. Aga milline siis võib-olla oleks üks selline pädev viis arsti tänada, et kui mul ikkagi olen saanud head teenust nagu siiralt tahaks arstile kuidagi midagi peale selle, et ma talle hästi ütlen, midagi ka anda, siis mis on selline ohutu tee võib-olla? Ma arvan, seda ohutut teed on keeruline ette ennustada, et vaadates nii tänast kohtulahendit kui ka varasemat kohtupraktikat, siis on selge suunis, et riigil on null tolerants siis korruptsiooni suhtes, et see, kui odavalt laseb ametnik ennast ära osta, ei ole määrav. Et minu hinnangul on põhjendamatu see, et patsient peaks oma tänu kuidagi väljendama ka rahaliselt. Et ma arvan, et iga arstile on kindlasti olulised, aga ka mõjusad just näiteks sõnaline tänutunde väljendamine. Et mulle tunduks kummastav, et mõni arst leiaks, et kui rahalist kingitust ei tule, siis järelikult ei ole see tänu siiras. Et tegelikkuses võiks piirduda selle sõnalise tänutunde avaldamisega. Aga kommikarp või konjak, nagu siin võib-olla nii mõnelgi on kombeks olnud, kas see on juba liig, mis liig? See võiks olla jah traditsioon, mis jääb võib-olla ajaloolisse aega. Öelge, kas korruptsioon meditsiinisüsteemis, kas see on üldse Eestis mingisugune probleem, millesse tegelikult tuleks sügavamalt sisse vaadata? Nüüd võib-olla siis antud kaasuse taustal, kuidas teile tundub? Keeruline on anda seda ülevaadet, kuivõrd selliseid võrdlusandmeid või algandmeid on raske märgata, et eks musti lambaid ole igal pool. No tegelikult, kui me sellest Ants Kassi asjast räägime, siis see ring on tegelikult seal ümber pisut laiem ja ma kuulajale ka ikkagi selgitan, sest esialgu sai kogu see Ants Kassi kriminaalkahtlustus alguse veel siis kahe PERH-i ortopeedi Andrus Kikase ja Maksim Lugovskoi siis kahtlustamisega. Kikas läks sealt prokuratuuriga kokkuleppele ja sellega siis võttis ka altkäemaksu võtmise omaks. Viimase mehe puhul siis kriminaalmenetlus lõpetati, ehk siis on veel näha inimesi, kes on tegelenud siis sellise pettusega. No kas see nüüd tänane otsus võiks muuta midagi sellises meditsiinikorruptsiooni vallas või mida te tahaksite, et see muudaks? Ma arvan, et see kohtuasi kindlasti võiks olla midagi, mis toob õigusselgust, et seni on tunda olnud ka seda, et ega arstid või haiglad ka ise ei oska täpselt määratleda, et kas ja millistel juhtudel nad võivad olla siis ametiisikuks, ehk siis täita ametiseisundit avaliku ülesande täitmisel. Et ilmselt need juhised või see sedastus, et millistel juhtudel siis arst, kes seal ravirahastamise lepingu alusel tegutseb, saab olla ametiisik ja sellisel juhul tal siis on ka lisakohustused, et ka õiguspäraste tegude eest ei või vastu võtta soodustusi. Te loodate, et see mõju sellel tänasel otsusel on? Jah, sest et seni ei ole olnud sellist selget lahendit nii-öelda arsti igapäevatöö lõikes. Kuivõrd te usute, et see nüüd on lõplik või siin on karta, et see otsus veel saab oma mingisugused järgmised käigud või ütleme, mingisuguse arengu veel, et siin veel ütleme, vara on veel ka nüüd lõplike järeldustega?
tegemisega? Jah, et ma ei oska kommenteerida seda, et mis mõtted on kaitsjal ja süüdistataval, ka meie alles tutvume selle kohtulahendi põhjendustega, aga ma arvan, et prokuratuur ei karda seda kas või eesootavat kõrgemate kohtulahendite menetlusi, et meie positsioon on selge ja me oleme valmis seda kaitsma. Riigiprokurör Keroli Tiirik, me täname, et leidsite aega saatesse tulla. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Saate esimeses osas naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval rääkisime me lähisuhte vägivallast ja selleks olime me külla kutsunud omale politseikapteni Kristel-Liis Kaunismaa ning saate teise osa lõpetasime siis korruptsioonijuttudega meditsiinis. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Täname kõiki külalisi ning loomulikult meie kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.